Minu käest on väga palju küsitud, et kuivõrd ilmastikuolud on karmid ja lumi on paks, et kuidas metsloomi aidata. Oligi põdev. Ja. Vaikselt tasakis. Siis ma olen soovitanud seda, et võtke kohalike jahimeestega ühendust. Nad teavad täpselt, kus kohas loomad liiguvad, kus kohas on need söötmiskohad, et ise ma ei soovitaks mitte kellelgi hakata metsa toitu viima loomadele. Kui näiteks mõni inimene otsustab panna toidu maha kuskile tee äärde, siis võib tekkida oht, et loomad, kui nad selle üles leiavadki, siis nad võivad auto alla jääda. Tihtipeale on see, et loomad ei leia üles seda, sest jahimehed teavad täpselt, kus kohas loomadel on need liikumiskohad, kus kohas on nad harjunud käima. Ja kui on olemas selliseid entusiaste, kes sooviksid metsloomi või ütleme, praegu on just eriti oluline see, et kitsasid aidata, siis võtke lumelabidad kaasa. Kohalikud jahimehed näitavad koha kätte, näiteks kas mõni mustika või pohla kasvukoha tüüp, kus visatakse 3-4 ruutmeetrit lund ära lihtsalt selleks, et kitsad saaksid siis neid pohla või mustika varsi süüa. Kitsadel on ju äärmiselt oluline ja tähtis ka see, et kui nad magama heidavad, siis nad peavad lume ära kraapima, nad peavad maapinnani välja jõudma ja kui nad seda lund ei suuda ära kraapida, seda lund on niivõrd palju, siis tekivad nendel kopsupõletik, igasugused haigused, organism muutub nõrgemaks, nii et igal juhul, kui on soovi, siis metsloomi aidata, ma soovitaks kindlasti kohalike jahimeestega ühendust võtta ja kindlasti on võimalik üheskoos siis väga palju head teha ja korda saata.